Riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimees Jüri Adams. EKRE on teinud juba kuude ja aastate kaupa kriitikat Eesti justiitssüsteemi, prokuröride ja kohtunike suhtes. Mis teie sellest arvate? No mõni päev tagasi tegi EKRE volikogu niisuguse avalduse, millel oli täiesti uskumatu pealkiri, et Eesti vajab justiitsreformi. Ja kui vaadata, mis need punktid seal all on, siis seal on all osalt selliseid punkte, mis ütlevad, et kõik see, mis Eestis on 25 aastat süsteemina toiminud, et see on olnud vale ja tuleb uuesti teha. Nende põhilised väited on selle kohta, et Eestis peaksid olema valitavad kohtunikud. Niisugust asja ei ole Euroopas kuskil, ei ole Eesti siial olnud. Ja ainukene, mis on teada, et Ameerika Ühendriikide mõningates osariikides on need kõige madalamad rahukohtunikud on rahva poolt valitavad. Aga kas peaks valima? Kui sellist ajaloolist traditsiooni ei ole, siis professionaalsete, väljaõppinud ja elukutseliste ja asjatundjate poolt ametisse pandud kohtunike süsteem on alati olnud võrreldamatult parem kui nii ütelda käigu pealt valitud kohtunike süsteem, et niisuguse asju on muidugi revolutsioonilistel ajastutel ja nagu Ameerika koloniseerimise käigus neid on tekkinud, aga Euroopas seda ei ole kunagi olemas. Ja teine küsimus, mida nad ütlevad seal, et kohtunikud ei peaks olema ametisse pandud eluaegsetena, vaid et nad peaksid olema tähtajaliselt. Ega see, et meil on kohtunikud eluaegsetena pandud ametisse, ei tähenda ju seda, et nad ei saaks või ei peaks lahkuma teinekord enne tähtaega oma ametitest, aga see tähendab seda, et kui ei ole professionaalseid etteheiteid, siis ei ole see mingit alust kohtuniku tema ametist kõrvaldamiseks. Ja neil on seal ka veel hulk niisuguse asju, mis praegusel hetkel minu arvates töötavad otseselt vales suunas. Kõigepealt nad seal avaldavad sisuliselt toetust Rait Maruste eluaegsele unistusele, et Eestis oleks eraldi põhiseaduse kohus. Selle üle käib ju praegu võitlus ja see põhiprobleem on selles, et Eesti on parasjagu nii väike, et sellise kohtu loomiseks ei ole piisavalt kohtuasju, siis tuleks neid hakata kunstlikult juurde tootma, mis ongi see asi. Ja nii on neil ka avaldavalt rahulolematust sellega, et meie prokuratuuri töös on mõned asjad veninud ja ühinevad kõikide nende inimeste püüdlustega, kes püüavad nii ütelda muuta meie prokuratuuri impotentseks ja et nad enam ei töötaks nii, nagu nad töötavad. Võt selline on siis see avaldus. See avaldus on nendes küsimustes, mis ma praegu lugesin, on selgelt põhjendamatu. Süsteem ju töötab meil hästi, aga mis ei tähenda seda, et nagu igas töötavas süsteemis on pidevalt mingisuguseid väikeseid vigu. Ega ma ei saa ütelda, et kõik asjad, mis Eesti justiitssüsteemis iga kell parasjagu toimivad, et kõik on maailma paremini õnnestunud ja paremas korras. Et neid väikseid ja jooksvaid asju, neid tuleb ju pidevalt riigil korda teha. Aga et midagi sellist oleks, et meil süsteem oleks algusest peale vale ja nüüd tuleks hakata muutma, no see on küll täiesti ebaprofessionaalne ja asjatundmatu hinnang.